Head kolleegid ja sõbrad biomeedikumist. Räägin teile oma loo sellest, kuidas ma biomeedikumiga koostööd olen tulnud tegema, kes ma olen tõesti puhas klinitsist olnud oma töötee alguses, alustades maakonnahaiglas neuroloogina, ravides peavalu ja seljavalu, ka insulti vahel haiglas, aga laborisse oma nina siiski ei pistnud kunagi sellel ajal. Aga siis, kui ma juba tulin Tartu Ülikooli tööle, siis oli aeg teha ka teadust, mis tegelikult algas ka vägagi kliinilisena, nii nagu praegusel ajal seda enam teha ei saakski. Teadagi ju kliiniline teadus eeldab prekliinilise ehk biomarkerite labori poole kaasamist, nii nagu tegelikult ka prekliiniline ootab haigeid, kelle peal siis nii-öelda seda teadust teha. Ja biomeedikum ehitati sellel ajal, kui mina olin juba tööd tegemas, nii et minu ülikooli aeg möödus Toomemäel, ühest anatoomikumist teise, vahel ka haiglamajadesse, et oli mulle see koht üpris võõras või õigemini ma tundsin sellist aukartust, et see uksest sisseastumine selles plaanis võttis aega, enne kui ma siis jõudsin teaduses selleni, et oli vaja siiski juurde ka labori poolt. Ja minu tee viis siis Eero Vasara juurde, kes ongi mu teejuhiks seal jäänud. Tookord oli tegemist puukentsefaliidi uuringuga ja siis juba Eero suunas mind Irja Lutsari juurde ja kui me juba Parkinsoniga hakkasime tegelema, õigemini toksilise parkinsonismiga, siis jõudsin ma Sulev Kõksini, kellega tegelikult koostöö oli seni, kuni ta Eestis oli ja ma avastasin enda jaoks täiesti uue maailma. Avastasin selles mõttes loomingulise maailma, et kui haiglaarstide toas kipub ikka olema selline kiirustamine ja kirjutamine ja helistamine, siis biomeedikumis ma nägin ka seda, et inimesed istusid veel õhtul töötoas ja rääkisid maailmast ja teadusest ja asjadest ja hüpoteesidest, mille peale ma enne polnud tulnud. Ja biomeedikumis jõudsin ma ka hiirteni ehk loomeksperimendini, millest ma enne polnud kuulnud ega näinud ja mis oli jälle järgmine maailm, mis avanes. Nii et need samad meie hiired jõudsid koos meiega siis ka Soome, siis positron emission tomograafia uuringutele ja see oli jällegi hoopis niisugune täiendav asi kogu sellele kliinilisele tegevusele, mis minuga ju tegelikult on jäänud siiani. Et kokkuvõttes tahaksingi öelda, et ühelt poolt prekliiniline on nähtus omaette ja biomeedikum, aga teiselt poolt jälle on see vägagi seotud kliinilise tööga ja sellepärast ma näen, et meie professionaalne koostöö ja sõprus kestab edasi. Aitäh!